Kui sul on tugev vastutus või suur vastutus, kui sul on pidev kontroll, kui sul on kogu aeg stress, pinge või näiteks väga intensiivne intellektuaalne töö, ajutöö, siis see eeter on sinu jaoks. Võta endale paar minutit 5-7 ja räägime, sest see on oluline sinu hea enesetunne jaoks ja hea elu jaoks. Tänase teema on fastia, on keha teine mina. Miks see teema üldse tuli välja, sest tegelikult iga meie kohtumisel sinuga me räägime sellest teemast, aga meie seda ei nimeta, sest fastiad on neid, kui rääkida väga targa keeles, siis mis on fastiad? Fastia ta ümbritseb lihaseid, ta ümbritseb luid, elundeid ja fastiad ümbritseb ka meie närvisüsteemi, ehk see on selline 3D versioonis teine mina. Miks fastiad on nii olulised, sest nad on, kuidas öelda, nagu kalistavad kogu meie keha seest poolt ja fastiad, nad väga ausad, vastikult ausad. Me võime ise endale valetada, et mul on kõik hästi, ma saan hakkama, ma kõige tugevam olen, hea Eesti naine või mis iganes. Aga tegelikult see tugevuse eest, selle tugevuse eest meie maksame meie tervisega, meie maksame meie unega, kvaliteet elutasemega ja see kõik mõjutab meie peale. Ja kui rääkida sellest fastiatest, et kui nendega on mingi viga või midagi on valesti, kuidas seda me saame märkata? Näiteks, kui on meil krooniline juba stress, mida see tähendab? Krooniline stress mõjutab meie peale, et meie lihased on kogu aeg pinges. Me hingame juba teistmoodi, ehk meie aju ei saa piisavalt hapniku, meie keharakud ei saa piisavalt toitu, mis tuleb läbi vereringe ja see tähendab seda, et meie elukvaliteet kohe kukub alla. Kuidas veel mõjutab selline krooniline stress ja pingeline keha? Siis meie närvisüsteem ka sellest saab, mitte ainult meie ajutööst või sellest fantaasiast, mis hakkame ise ennast hirmutada, aga sellest, et kui meie keha on pinges, meie lihased on pinges, siis see ka mõjutab meie närvisüsteemi peale, sest tuleb signaal meie ajule läbi hormoonid, läbi erinevad süsteemid, signaalid SOS, sõbranja, meil on häda. Nii, mis veel? Kui me väga vähe liigume, kontoritöötajad, palun, see on sinu koht, kus sa saad kõige rohkem stressi. Isegi, kui sa tuled tööle lihtsalt tulutada oma ilusad riided. Ikkagi, kui sa vähe liigud, siis sa ei saa piisavalt enda kehale midagi head teha. Ja kui me räägime fastiatest, et mis veel, kui meie uni on häiritud, kui on suur koormus, kas või füüsiline või vaimne, kui on kogu aeg stress, pinge, vaimne pinge või psühholoogiline pinge. Kogu see kompott mõjutab meie enesetunne peale ja kui meie kogu aeg pinges, siis meie keha, isegi kui me pikutame, sellest ei ole piisav, et ma lähen, viskan pikali ja puhkan, aga keha on harjunud kogu aeg olla pinges ja keha ei saa lõkastuda ja keha ei saa saada piisavalt seda tasakaalu, et tunda ennast hästi. Räägime natukene mitte targa keeles, aga rahva keeles, et oleks põnevam ja huvitavam aru saada. Kujuta ette, keskaeg, kui olid sellised uhked daamid, neil oli korsett, neil oli hea soeng, head riided, mida see kõik tähendab, et sellel naisel on mingi kõrge staatus, sellel naisel on raha, mida see tähendab? Ilus nägemus või väljas nägemus või jah, meie riided on ilusad, siis tal on raha, siis ta saab käia igasugused üritustele, mingi balee või mingid tantsud. Ja kui ta paneb korsetti,
see tähendab seda, et kõik meie sisemised organid on pinges, meie diafragma on ka pinges, ehk ta ei saa korralikult hingada, et sellest kannatab kogu keha. Tema seedimise süsteem on ka häiritud ja oli ka veel moes tol ajal, kui naised olid nagu valged, nagu lumi. Aga see ei ole täiesti terve ja see ei ole tervisest ühtegi sõna, sest kui on valge, ta lihtsalt ei saa hingada. Tema kehas ei tööta kõik nii hästi, nagu peab töötama. Ja muidugi selle daamile me võime pakkuda, õpetada teda, kuidas saab hingata mingid hingamise praktikad, et kuidas osata hingata siis, kui kõik on pinges ja korset ei anna isegi liigutada. Aga võib-olla tasub lihtsalt teha natukene nöörid lahti korsetis ja siis ta saab hingada. Täpselt sama, me teeme seda korseti enda jaoks. Need fastsiad, nad on nagu sellised kalistavad pehmed materjalid meie kehas, mis kalistavad meie lihased, meie närvisüsteemi, meie kondid, kõik või luid, kõik, mis on meie sees, kalistavad. Tähendab, et kui fastsiad on pinges meie mõttedest kõigepealt, siis meie ei tunne ennast hästi ja jah, nagu see daam keskajadel, ta saab kas või korseti natukene lahti teha ja hingata rahulikult või ta saab õppida, kuidas hingata siis, kui ta on täitsa kinnine. Täpselt sama meie lihastega, et me võime viskada pikali, mõelda, et nüüd ma teen endale kõige paremad või tulevad nädalavahetused ja siis magan kauem, aga see ei tööta. Kui keha on pinges, siis ta on harjunud kogu aeg olla pinges ja kogu aeg üritada ellu jääda, sest ta on meile truu ja ta üritab kogu aeg meie eest hoolitseda. Aga kui meie ei anna mitte midagi vastu, ainult nii-öelda nagu puhkus, siis see väga palju ei aita. Ja kui me mõtleme, et ma olen tugevasti naine või tugevasti mees, viking, see ei tähenda mitte midagi. Isegi kui täna sa saad hakkama, aga sa ei paku oma kehale ja oma tervisele mitte midagi head ja ei anna õiget puhkust, siis sina varsti saad saada mingi üllatus keha poolt, et ta kogub ja kogumisega tulevad need üllatavad löögid, kus arstid juba peavad aidata. Nii, ehk fastsiad on väga oluline, kuid väga tundlik ja nähtamatu selline 3D meie teine mina. Aga fastsiad saab neile ka aidata ja üks võimalus saab läbi hingamise praktikat, saab meditatsiooni, jalutuskäigu teha, seda kõik on võimalik ja see tõesti head tegevused enda jaoks. Aga fastsiad, kui nad on juba harjunud kogu aeg pinges olla, see väga palju ei aita, kui sa lihtsalt hingad või teed jalutuskäigu. Et fastsiatele on vaja näidata teine normaalne elu, kuidas nad saavad lihtsalt lõpuks lõgastuda ja puhata ja saada uue energia, et sina tunneksid ennast hästi. Ja miks lihtsalt puhkus ei aita, sest fastsiad on lihtsalt ei ole harjunud, et sa saad lihtsalt olla lõgastatud ja tunda ennast hästi. Ja kui sul on palju vastutused, kui sul on vaja kogu aeg midagi kontrollida, juhtida, kui sul on väga tugev selline pingeline ajutöö, siis fastsiad on esimesed teised mina, kes seda kannatab, hoiab meie sees ja annab pärast üllatusena sõnumid. Ja mida see tähendab, et fastsiadega tuleb tegeleda ja ei ole sellise massaaže, et ma ei tea, kuidagi masseerin iseennast ja fastsiad tunnevad ennast hästi. Ei, see on terve teadmine, kuidas nendega saab töötada, sest nad kallistavad ja nad on igal pool meie kehas. Ja fastsiatega on väga hästi töötab massaaž ja steem. Ja steem ta töötab pehmede kuudedega ja steem, need on noad, nugadega teeme massaaži läbi kogu keha ja sellest keha
saab sellise jõudu, sellise tähelepanu, mis mitte ühtegi teine massaaž ei saa seda pakkuda. Kui ma vaatan oma klientide pealt, kuidas mõjutab ISTM massaaž, mina ütleksin, et ma ei tea, 5-7 korda palju efektiivsem ja tugevam massaaž ISTM kui teised erinevad massaažid. Mida see tähendab? See tähendab, et sa käid üks kord ühe seansile, aga tulemuse sa saad nii palju, nagu oleks sa käinud terve kuuri 5-7 seansi saanud. Et ISTM massaaž töötab väga hästi meie ligestega, lihastega, fastsiatega ja need nood, nad läbivad kogu läbi keha nii, et sa tunned, et wow, ma olen elus, ma elan ja ma tunnen ennast energia täis. See on selline imeline ISTM massaaž, aga kui fastsiatest räägime, et jah, me võime fantaseerida, et mul on kõik hästi, aga kui sa ei anna endale puhkust, kui sa ei anna endale hoolitsust, siis sellest kannatab kogu kehasüsteem ja fastsiad. Ja miks ma ütlesin sulle, et see on see teema, mis läbib kogu meie seanside kohtumised. Jah, aga sellest teemast meie ei räägi, sest nagu sa tead, kui sa tuled seansile, me alustame rinnalihastest. Miks siit? Sest kogu pinge, mured, rõõmud, hirmud, nad kogunevad siia. Ja kui me teeme siin lõdvemaks meie keha, siis sa saad paremini hingada, sa saad tunda ennast vaba. Et sa oled vaba inimene, vaba oma mõttedega, vaba oma liikumistega, oma otsustega ja sa oled vaba teiste arvamusest ja sa oled vaba elada oma elu nii, nagu sina tahad. Siit me alustame lõgastada sinu keha nii, et sa tunneksid ennast hästi ja sa tunneksid, et minu kõige parem elu, ma tunnen ennast väga hästi. Selline massaaž ISTM ja fastsiad on ka väga olulised meil. Minu nimi on Natalja ja mina olen sinu kehaterapeut. Kui sa tahad kogeda seda massaaži, tule seansile, sa saad siin broneerida endale aega, vaata bios, seal on link ja jälgi mind. Võib-olla midagi veel põnevat saad teada.